Georg Kirsbeck, tänased ERR uudised avaldas teate, et kandideerid sügisel kohaliku omavalitsuse valimistel Nõmmel. Kuidas kommenteerid? Ei, siiski mitte. Kandideerin oma kodukandis Kristiines, et ERR-il oli vale info, ma ei tea, kus nad selle said, aga ma saatsin neile maili ja praeguseks on juba parandatud. Ja muidugi oli seal teisi huvitavaid infokilde, nagu näiteks, et tegeled rassistlike postituste avaldamisega ja seoses rassistlike avaldustega visati sind ka välja Vabaerakonnast. Kuidas seda kommenteerid? No see on tüüpiline vasakdemagoogide laim jällegi konservatiivide suunal, et kuna ERR on muutunud üsnagi vasakpoolseks, siis on sinna ka tööle võetud vastavad inimesed, kes siis materdavad konservatiive, et mitte ühtegi rassistlikku postitust pole mina mitte kunagi oma elus teinud. Ma juhiksin televaataja tähelepanu sellele, et rassism tähendab kellegi alavääristamist või eelistamist ainult tema nahavärvi baasil. Seda pole mina ju kunagi teinud, vaid minu kriitika immigratsiooni osas lähtub puhtalt majanduslikest ning julgeolekuga seotud kaalutlustest. Rassism on see, mida teevad sotsialistid. Näiteks Keskerakond on selgelt rassistlik erakond, sest nemad ostsid sõna otseses mõttes meie koduneegri Abdul Turei sotsidelt üle, luues talle Tallinna linnavalitsusse fiktiivse töökoha ainult tema nahavärvi eest. Ning see oli selge rassism, aga meie EKRE-s mitte kunagi sellist asja kindlasti ei tee. Mitte ei kiusata kedagi taga tema nahavärvi muu asja pärast, vaid tehakse eelistusi, et kui sa oled mustanahaline või oled mingi muu selline, näiteks seal mingisuguse imeliku kalduvusega või muud midagi, et siis hakatakse sind eelistama nii meediasse tööle võttes ja nii edasi. Jah, kahjuks see toimub juba ammu. Selle asja nimi on vaimne diktatuur, kuhu Lääne-Euroopa suruti sotsialistide poolt juba umbes 50 aastat tagasi. Ja nüüd siis on ka Eestisse hakatud seda ideoloogilist suunitust juurutama. Nii et sinu valijad võivad olla siis Kristiines rahulikud ja kindlad ja sügisel minna sinu poolt valima? Võivad olla kindlad, et seisan edasi rassismi vaba Eesti eest ja mitte kunagi ei tee kellegile eelistusi tema nahavärvi või muu sellise asja eest. Aitäh, Georg, edu!